Hommikut kätte on jõudnud 16. detsember ja täna me alustame vlogi episoodi hoopis Kõrvemaalt, sellepärast et me tulime siia talvevõlumaale natukeseks filmima ja kõige esimene asi, mis me tegema peame, on me peame aitama välja valida jõuluvanal, millised jaanoote jalga paneb, nii et lähme vaatame, kuidas ta läheb. Rasked otsused. Mis jõuluvana ise arvab? Ma juba aega rüttasin. Vaata, see läks nagu sekundiga jalga. Täiega mugav. Oota, nii näita mulle ühe külje pealt. Ja teise külje pealt. No see vasakpoole näeb kuulim välja. Jõuluvana langetas oma otsuse, mis tähendab, et need ilusad Air Force'id lähevad karpi tagasi ja metsa lähevad Air Maxid. Tundub, et jõuluvana tõi päris lume tänasesse päeva, ehk siis Kõrvemaal. Sooja, kui ilus. Võrreldes Tallinna hommikuse vihmaga on see ikka täiega jõulumeeleolu. Okei, üks asi on see, et te näete, et jõuluvana paneb hullu, aga minu arust on palju sketšim see, mida kaameramees selle jaoks tegema peab, et need kaadrid kätte saada. Märt reaalselt võttis mäe ülaval olles, võttis jope sellest ära, et liiga kallis jope, et kui kukul läheb katki, siis on paha. Ehk siis suva, et ma kukun. Peaasi, et kaadrid kätte saab. Poisid möllavad veel drooniga metsa vahel, aga mina tulin vahepeal pingipakke valmis seadma kuuse alla. Muidugi tuul on päris korralik, need lendlevad ringi, aga see nii nunnu, see on nagu maagia. Mul on kõige raskem ülesanne. Anna jääb niimoodi seisma ja minu ülesanne on võtta see pakike. See pakike ära, sa ei tohtinud liikuda. Aga ma võtan teile pakikes ära ja siis see magically justkui kaob kaadrist ära. Esimesed klipid on filmitud. Johannes, kuidas sul läks? Hästi. Jäid ellu? Läksid mul lauast ära, sest kõige lõkas külm, mis on üksis. Jep, me tulime varbaid soendama. Ei ole päris talvejalanud, et Kõrvemaale peab ikka tulema korralike jalatsetega. Teinekord taaskord targem. On aeg järgmiseks kaadriks. Ja jõuluvanale tulevad kõrvale sellised stoorid. Nii, kes teist kõige vanem on? Kes teist kõige vanem on? Tere, sa nagu teaksid, mis ma küsin, jah? Sulle meeldivad väga paid, ma vaatan. Kuidas see nimi on? Tema on Lambo. Tere, Lambo. Kuidas sinu nimi on? Tema on Oki. Oki? Ja. Oki? Ja, Oki on karjajuht. Aha, temal tuleb ikka nagu teenida välja see respekt, on ju? Ja siis tema on Oki tütar ja nimeks on Seera. Seera. Tere, Seera. Jaa. Sa näed ka välja kõige noorem ja pisem ja ilusem. Oi, keegi ronib süle. Joo, tere. Jõuluvana, kus te nii ilusad koerad saite? Võtsime kaasa kodust. Sa tahad katsetada hooga või sa tahad sinna põrvini ära? Lähme praegu, lase neid minna. Video teine klipikene ka salvestatud. Jõuluvana, väga hea töö, kõik on tehtud. Super tublid olite, super tublid. Valgust enam põhimõtteliselt ei ole, fookust ka ei ole, kellel seda vaja on. Aga me vakime Kõrvemaal kokku ennast, sest nii pime on, et enam väga filmida ei saa. Ja jätkame sellega reedel. Oled sa valmis, Johannes, ujuma minema? Homme sa lähed juba ujuma ju? Jaa, homme. No nii, külma vett, armastad? Yes, no. Peaaegu, piisavalt, et kaasa teha. Aga reedel võisutamine? Jah, see on tore. Davai, siis teeme ära. Kontoris tagasi ja mul on täiega tunne, nagu mul oleks taaskord värske õhumürgitus, sest ma tahaks lihtsalt kerra keerata ja tuttu jääda kuskil, aga see ei tule praegu kõne alla, sest meil on veel päris palju täna vaja tööd teha. Kuna võttepäevade ilu ja valu on alati see, et terve päev on hästi põnev ja äge, sest sa kohtad uusi inimesi, saad uusi asju teha, saad kontorist välja, aga samas õhtul pead sa tulema ikkagi arvuti taha ja
hästi kiirelt kõik asjad ära tegema, mis sa muidu oleksid võib-olla päeval teinud. Nii et nokitseme natukene tööasjadega, sest ka järgmised 2 päeva saavad meil olema full on võttepäevad tegelikult, sest meil on veel Lätile ja Leedule vaja filmida. Aga mul on üks asi, mis on tegemata. Ma hommikul olin piisavalt tark, et haarata kaasa see punane ümbrik, aga ma ei ole jõudnud seda veel avada. Nii et võtame ette ja palvetame, et siin on midagi, mida ma reaalselt jõuaksin veel teha, sest päev hakkab halastamatult õhtusse jooksma. Nii. Ja mis meil siis siin tarka kirjas on? Tee endale täna näomaski, kuula jõulumussi ja mine küünlavalgel vanni. Oh my god, kui ideaalne. See on täpselt see, mida mul tänasesse õhtusse on vaja. Tegelikult Kõrvemaale sõitis ja tagasi tulles me kuulasime juba päris palju jõulumussi, aga see kombo, et sa oled küünlavalgel, jõulumuusika mängib ja siis sul on veel näomaska. Ja see kõlab nii ideaalselt, nii et õhtul võtame selle ette, aga praegu ootab meid seal arvutike ja töö tegemine. Teie jaoks on see muidugi mingi 1 sekund, minu jaoks on see mingi 3-4 tundi, et see on väga äge ajas rändamine teil, nii et teeme selle 1 sekundi ülemineku ära. Tere tulemast tagasi, teie jaoks on möödunud sekund, minul on vahepeal kell saanud 11, ma ei tea, kuhu tänane päev kadunud on. Okei, tegelikult ma tean küll, kuhu see kadunud on. Ma sain ühe väga suure pakkumisega valmis, ma sain veel terve hunnik reklaame seadistatud, ma sain homse ja ülehomse filmimise detailid paika loksutatud, näidisvideod saadetud, nii et ma olen väga-väga tubli tegelikult täna oma toimetamistega olnud. Nii et nüüd on aeg ennast premeerida, ma arvan, ja minna käia hüpata poest läbi ja võtta mask ja võtta küllad ja teha natukene chilli kodus, enne kui me magama lähme, sest kuna homme on tegelikult 6:45 start, siis ideaalses maailmas ma juba tund aega tagasi magaksin. Aga tundub, et täna tuleb natukene lühikene see ööuneke. Aga ei ole hullu, kui see ainult aeg-ajalt on, nii et lähme koju praegu. Ma jõudsin koju ja ma olin täiesti valmis laskma vanni kuuma vett täis, ronima sisse ja mõnnatama. Ja siis mu südametunnistus kuskilt hakkas pihta, et ei Kairi, aga tänane jooks, sul on ju üle 6 aja juba iga päev joostud, äkki ikka lähme teeme 15 minutit, seda ikka jõuad, nii et I gave up, panin riidesse ja lähme teeme siis 15 pintse. Come on, see on easy breezy ja tundub, et harjumuste tekitamise valem tõepoolest on järjepidavus, sest kui sa lihtsalt iga päev mingit asja teed, siis no südametunnistus on nagu, mis mõttes sa ei tee täna? Nii et lähme teeme väikse ringi. Nellu, mis jooks oli? Kuidas jooks oli? Kas sa jooksid igast lambist läbi? Igast lambist läbi? Ühesõnaga, see oli väga fun ettevõtmine, sest mulle väga meeldib joosta pehme pinnase peal ja kuna täna ja eile on mega palju sadanud, siis see oli nagu siuke libisemine, mitte jooksmine. Eriti kui nagu Lili pidurdas, et midagi nuusutada, siis ma ei mingi Woo! Aga ma mõtlesin, et ma lähen vanni ja siis mul tuli meelde, et ma olen nüüdsest jõuluvana ema, mis tähendab seda, ma olen pesu pesema. Ma muidugi ei tea, kas sükest asja võib pesumasinasse panna ja kuidas ja millega. Aga ühesõnaga, kuna Johannes täna päris korralikult sellega liugles mööda muda ja tegi igasuguseid trikke, siis ta ei ole kõige paremas ja esinduslikumas vormis, aga meil oleks vaja, et ta homme näeks välja selline, nagu ta just paneks selle selga. Nii et ma loodan, et see lihtsalt ei shringi pesumasinas või midagi, aga viskame selle pessu ja siis me lähme vanni. Pesumasin käib, vannivesi jookseb ja siin ruumis on automaatselt kohe väga-väga lärmakas, nii et ma tagutan heaga välja, sest minu arvates siis, kui on olnud intensiivne päev või nagu siuke stressirohke päev, siis aju tahab nagu vaikust ja rahu ja see on ka põhjus, miks ma täna üle pika aja käisin siis oma väiksel jooksetiirul ilma podcastita ja ilma muusikata, et lihtsalt olla vaikuses ja võib-olla see ongi hea mõttetera ka tänasesse vlogi. Ehk siis aeg-ajalt võiks veeta aega ainult iseenda mõtetega, täielikus vaikuses. Päris fun on. Aga ma lähen nüüd mõnnatan vannis veel. Beginning to look a lot like Christmas.
ennast täiega kauaks vanni mõnulema, aga kuna Märt saatis enne vanni minekut sõnumi, et tegelikult võiks juba stuudios 6:30 kokku saada, siis ma olin nagu nii väga magada ei jõua, see 8 tunni rong on ammu läinud, nii et might as well lihtsalt nautida õhtut, nii et ma mõnetasin teiega ja ma olen nii õnnelik, sest jõuluvana kostüüm tuli pesust ja see karv ei ole roosaks läinud ja kõik on korras ja kõik on hästi ja ma tunnen ennast nagu väga tubli jõuluvana emme. Aga kuna ma ei ole täna väga palju jõudnud filmida, siis ma mõtlesin, et ma vastan ühele küsimusele, mis üle-eelmise video alla tuli, ehk siis Vanessa uuris natukene mu tätoveeringute ajaloo kohta. Üldiselt lugu, kuna mul on tänaseks väga palju tätoveeringuid, siis ma kõigist neist kohe kindlasti ei räägi, sest see tuleks mingi mega epos ja ma olen täiesti kindel, et väga palju on inimesi, keda üldse ei kõiguta mu tätoveeringud. Küll aga ma võib-olla jagan 3 seika või 3 lugu, oma kõige esimene tätoveering, oma kõige viimane tätoveering ja ükskord, kui ma natukene kartsin seda, et mul tätoveeringud on. Ehk siis mu kõige esimene tätoveering oli siis, kui ma 14 sain. Mul ei ole õrnemugi, miks ma seda tahtsin teha, sest mul tegelikult sõpruskonnas ei olnud kedagi, kellel oleks tätoveeringuid, aga ma olin siuke natukene rebel vibe'iga tüdruk, et võib-olla sellepärast ma otsustasin seda teha, aga ma tegin seda vanemate nõusolekul. Me leppisime kokku, et ma teen tätoveeringu, mis on pisike, mis on siukses kohas, mida ei ole näha ja ma ei tee järgmist tätoveeringut enne, kui ma 18 saan. Ja minu arvates see oli nende poolt nagu väga hea lüke, et ma armastan oma esimest tätoveeringut siiamaani südamest, aga ta võib-olla ei ole kõige kunstilisem või ilusam asi kehal, et minu jaoks ta on ikkagi lihtsalt siuke osake mälestust, ajalugu minu elust, nii et ma olen väga rahul taga. Aga mu kõige viimane tätoveering, mis on siis see hundipreilikene siin, see on nüüd esimene tätoveering, mille ma olen teinud reaalselt niimoodi, et ma tundsin, et on mingi asi, mida ma pean endale meenutama. Ja ma tahtsin, et see oleks kogu aeg mu käe peal. Ja see on siis põhimõtteliselt see, et see on hundikene on siis väike siuke kuutüdrukene. Ja kuu minu jaoks sümboliseeribki seda, et tõusud ja mõõnad on siuke asi, mida me inimestena kontrollida ei saa. Need lihtsalt on ja neid peab aktsepteerima ja see, kuidas me neid vaatame, see sõltub nüüd täiesti meist. Ehk siis mu hunditüdrukul on ilusasti kollane silm ja sinine silm, ehk siis me võime kõiki olukordi vaadata negatiivselt või siis positiivselt. Ja kõige raskematel hetkedel minu arust on hästi oluline proovida leida seda nii-öelda silver liningut, et aru saada, et miks mingi asi vajalik su elus oli, et miks see õppetund või olukord pidi nüüd just praegu tulema. Ja mu hundipreilikene ongi siis siuke väike meeldetuletus sellest, et see on siis psüühiskonna tehtud. Ma jumaldan ta tööd ja mul on nii hea meel, et ta oli nõus mulle selle hundiplika tegema. Ja siis viimane lugu mu tätoveeringute teemal on see hetk, kui ma natukene kartsin või põdesin sellepärast, et mul olid tätoveeringud. Ma olin, ma arvan, mingi 22-23. Ma olin just saanud agentuuris suhteliselt heale positsioonile juba, täitsa nagu tugev projektijuht ja kõik oli hästi ja mind saadeti ühe kliendi juurde siis meid pitchima. Ehk siis me konkureerisime teiste agentuuridega ja see klient on Eesti üks väga-väga jõukas ja natukene vanema generatsiooni esindaja. Ja ma kartsin täitsa tegelikult minna tema nii-öelda kontorisse presenteerima. Ma panin igaks juhuks väga ilusa viisaka kleidi selga, siuke nagu kontori vibes on ja pintsaku panin peale. Aga too päev oli lihtsalt retsilt palav, nagu täiega palav oli. Ja ma nii põdesin, et kas ma võtan pintsaku ära, sest selle peal oli mul juba half sleeve oli vist tehtud. Ja ma nii kartsin, et mida nagu vanema generatsiooni inimene võib arvata, et kas see kuidagi mõjutab meie pitchi, et äkki nad ei vali meid sellepärast, et mul on tätoveeringud. Või noh, ma nagu natukene kartsin seda, et äkki vanema generatsiooni inimene ikkagi arvab, et see on kuidagi seotud manglaga või ma ei tea, mida ma tol hetkel mõtlesin. Aga ma oma pintsaku ära võtsin ja läksin niimoodi, et tätoveeringud olid näha. Ja pärast, kui me pitchi võitsime, siis ma sain teada, et tegelikult see, et mul olid tätoveeringud, see eristas mind. Ehk siis ma jäin meelde, oligi nagu see, et see tüdruk, kes seal tätoveeringutega oli, et neil oli päris hea, et tegelikult mõnikord sellised asjad võivad su kasuks mängida. Eriti mina olen nagu oma elus avastanud, et tegelikult koostööd ma tahan teha ainult nende inimestega, kelle jaoks on tätoveeringud täiesti okei ja pigem cool, sest need on tõenäoliselt minu tüüpi inimesed ja meil on tõenäoliselt kõige parem vibe üheskoos.
ehk siis paar lugu, aga kui teil on mingeid konkreetseid tätoveeringu küsimusi, siis vastan hea meelega. Iga kord, kui mu käest küsitakse, et palju mu tätoveeringuid on, siis ma ei oska sellele vastata, sest mul on väga palju pisikesi, aga samas mul on üks full sleeve pluss siis pool teiselt poolt ka, nii et ma ei tea siis, kuidas sellele vastata. Aga kui teil on küsimusi, siis tulistage need kommentaaridesse ja mina lähen nüüd tuttu ära. Oi tere! Tšuu!